tere hommikust! Käes on esmaspäev ja ma suundan tööle. On alanud 1. juuni, suvi on hakkamas ja ma olen väga elevil selle suve eel, sest et mul toimub see suvi nii palju asju. Nii et ma olen väga põnev, et seda teiega jagada. Täna on lastekaitsepäev. Minu emme saatis minule ja minu õele 5 eurot mõlemat ostejäätist. Meil on alati kombeks, et me väiksena 1. juunil saime jäätist, mis on ka ju loogiline, eks ju, et lastekaitsepäev. Et ma siis ostan täna jäätist endale. Ja siis ma suundun hetkel eratunni andma. Siis ma jään kava mõtlema homseks prooviks. Ma lihtsalt ei ole suutnud sellega varem tegeleda, aga mul on siis suur projekt siin see nädal hakkamas. Just kultuurikatla esinemine. Hakkan mõtlema sellele kava. Ja siis õhtul on showhip-hop. Ma reaalselt üritan praegu siis seda konnikava, mis panna. Ma ei saa. Ma armastan AC/DC Thunderstrucki laulu ja selle järgi ma peangi koreograafia tegema. Aga mul on nii peas see Dallas, Texas Cowboys Cheerleaders, nende see tants. Ja siis ma lihtsalt üritan mitte seda teha, aga nagu palun vaadake, kui hästi. Meil on seal nagu ring. Ja siis ma tahaks, et ühed inimesed liigusid nagu ringi ümber. Ja no vaadake, kui hästi sobiks nagu see. Ma ei saa. Ma peaks tegelikult tööd tegema, aga selles ma proovin oma showhip-hopi kostüümi. Siin on mul tuusid. Ma pean aru saama, kuidas see pükstasi toimib, sest nagu see on lihtsalt siin niimoodi. Aga see on nii ebamugav. I don't know. Tegelikult meil ei ole selline variant nagu kõigil. Meil on siin valikus ka üks teine bluus, et kes ei taha olla nii naked. Aga I think I wanna be. Ma loodan, et te kuulete. I look horrid, aga nendele ausalt, ma olen täiesti stressis ja igati kõike väsinud ja overwhelmed ja ma lihtsalt saan aru, kui palju projekte mul on korraga. Minu viga, ma arvasin, ma jõuan kõike. Väga heavy on praegu. Teha samal ajal veel oma õpilastele nii palju lisaasju. Tegeleda nende projektidega, teha tööd, sest ma nagu, aga ma pean teile korra selgitama, milline minu elutempo praegu või mis mul praegu toimub, on see, et on 1. juuni, täna nüüd teine ametlikult, on kuu algus, mis on minu kõige kiirem aeg kuus. Ma tegelen Free-Flows arvetega, aga kuna juunikuu on meil poolik kuu, siis tavaliselt meil on programmis, meil on arved lähevad välja nagu automaatselt appi. Ehk siis kui esimene kuupäev kukub, siis see süsteem saadab automaatselt enamustele arved, välja arvutanud üksikud, kellel on mingid muudatused. Aga kuna juunikuu on poolik, siis ma pean kõik arved tegema käsitsi. No kui ütled, et sul on mingi 500 õpilast. Samal ajal mul tuli lampi meelde, et täna on esimene ju, et täna on klassipäevikud vaja teha. Mina teen kõik need klassipäevikud igasse trenni. Ehk siis iga trenni päevikus on inimesed, kohaloleku see kontroll. Mul on selline komme, ma tegelikult ei peaks seda tegema, aga mulle tundub, et see on minu veel üks panus sellele, et need kavad, mis ma õpilastega teen, näeksid võimalikult puhtad välja. On siis see, et ma filmin oma õpilasi 2 grupis ja siis ma reaalselt võtan ühe video ette. Ja ma igat ühte jälgin ja kirjutan kommentaarid. Siin pane see käsi siia, siin tee seda natuke väiksemalt, siin pööra kiiremini, mingid niisugused asju. Ma tegin eile õhtul 7 inimesega videot 2,5 tundi. Nii et kujuta ette nüüd, et see oli näiteks commercial, mis oli minu kõige väiksem grupp, või on kõige väiksem grupp. Ja seal teine video oli ka 7 inimest, selle ma sain natuke kiiremini. Aga mul stripis on 21 inimest, 20. Ja showhip-hopis on, stripis on 19 ja showhip-hopis on 21. Midagi sellist. Ja ma pean need kõik tegema samamoodi. Ja siis on need mõned õpilased, kes saadavad mulle eraldi videod, eks ma pean analüüsima ka neid videosi. Siis samal ajal ma pidin mõtlema
Mul on siis see nädal 3 erinevat proovi, oh my god, muidugi. Esiteks see kultuurikatla proov algab homme. Ma pean seal lavastama. See kõik kõlab nagu täiesti hullumeelselt. Ma pean lavastama sama kava, aga 5 erinevas võtmes. Ühed on seal boksiringi sees, ühed on boksiringi ümber, ühed on keele peal, ühed on lava peal ja ühed on rõdul. Ja siis selle laulu pikkus on 4:20 ja midagi sellist. Enne kui ma teadsin, kui pikk see laul on, siis ma panin oma selle grupiga, kellega ma alustan homme, see, kes on see ringi sees, kellel on kõige rohkem nagu selles mõttes koreot, ma panin nendega ainult 2 proovi, sest ma arvasin, et seal on nagu need tantsijad, kes tegelevad tantsuga igapäevaselt, on professionaalid, et ma eeldasin, et me jõuame nagu 2 trenniga. Aga siis ma saan aru, et see on ju 4 minutit kava. Ja kui ma võrdlen näiteks eelmiselt või selle talvel, mis meil oli, kus me tegime seal Olliga lauluväljakul, seal oli 1 minut kava ja me tegime 2 korda 2 tundi proovi. Siis õhtul ma pean tegema siis selle suurema seltskonnaga seda sama show'd, lihtsalt natuke erinevas võtmes, erinevad liikumised ja kõige pullim on see, et ma ei saa ühtegi lavastust, ma ei saa ühtegi joonist panna, sest et see kogu show on üles ehitatud sellele, et tantsijad on 360 kraadi. Ehk siis seal ei ole sellist asja, teine rida, 3. rida, ei. Kõik tantsivad enda eest ja see, kus asetsed, ma ei tea, see selgub alles koha peal. Sest nagu ma ei näe ette, kui suur on mis koht, nagu ma ei näe ette, kuhu mahub, kui palju inimesi, ehk siis I have no idea. Ma ei taha toota ka ju jama. Ma võiksin teha 1, 2, 3, 4, uuesti 1, 2, 3, 4, eks ju, aga ma ei taha. Minu nimi läheb sinna juurde ja ma ei taha, et mingi niuke asi oleks minust. Et ma ikkagi üritan nagu teha midagi ägedat, aga samas üritan hoida seda piiri, et ta ei läheks liiga raskeks ja minu arust nagu liigutused ise on lihtsad. Lihtsalt ongi see, et selles laulus ei ole ühtegi kordust. Ainuke kordus, mis on refrään, sest mina mõtlesin ka alguses, ma kasutan korduseid, aga seal ei ole reast ühtegi kordust. Ja refrääniga on ka see, et esimene refrään on esiteks lühem ja teiseks, teisel refräänil on lisabiidid vaheosades nagu just bum, et pandud nagu, et oleks nagu efekti mõttes, eks ju. Aga see juba rikub või teeb raskemaks minu elu, sest nagu need on ägedad, aga kui ma kasutan nii natuke tantsuloogikat, kui ma kasutan sama koreograafiat refräänides, aga nii, et üks on erinev kui teine, siis inimestel läheb täiesti nagu aju läheb krussi, sest nagu mingid asjad lihtsalt ei sobi. Kui ühes kohas on biidid ja teises kohas on lihtsalt heli, siis need, ühesõnaga, ma seda, et see ei lähe kokku. Ja ma ei saa seda ka teha, et teeme sama refrääni, aga esimesel korral me teeme niimoodi rahulikult neid niisugused asju ja siis teine kord teeme niisugused asju. Ehk siis nagu, siis on see, et inimestel hakkab see error, et nii, kummas koreograafias oli kumb versioon. Et siis mulle tundus, et loogilisem teha 2 eraldi koreograafiat, et siis need ei lähe sassi niimoodi. Arvan, aga võib-olla see on palju infot, ma ei tea. Kolmapäeval on meil siis veel ka Ugly Coyote proov, kuhu ma pean veel mõtlema korraks ühte kohta, mis me jätsime hetkel ära, sest mõtlesin, ma mõtlen seda uuesti, sest see osa ei sobinud, kui me eelmine kord seda tegime. Ja siis meil 1 kava üldse tegemata, nüüd selle võtme ka. Ja siis tegelikult homme õhtul, ma ei tea kuidas, ma pean ette valmistama siis kolmapäeva õhtuseks prooviks, mis on meil siis Lauraga, et Laura esinemise jaoks. Ja seal on ka see, et mul on 12 õpilast ja ma ei tea, seal on tegelikult 4 laulu, aga ma arvan, me ei jõua 4 teha nagu 3 prooviga, never. Ühesõnaga, ma ei saa arva selle, me teeme 2, ühesõnaga vaatame, mis sellest saab. Lavastada see kõik, eks ju. Ma saan ise aru, et ma olen ise süüdi selles, et ma võtan kõik asjad vastu. Aga ma olen see optimist, kes mingi, ei, ma jõuan kõike, lihtsalt see on korraks praegu see, et kõik on korraga, ma olen mingi, aga ongi see, et ma pean neid kavasi mõtlema homme õhtul. Ma lõpetan homme õhtul 21:30. Ja mul oleks vaja need kommentaare teha. Et mida kiiremini ma saan õpilastele kommentaare saadetud, seda kiiremini nad saavad hakata nendega tööd tegema. Aga ongi see, et kui mul homme õhtul kulub veel sinna Laura asjale, siis kolmapäeva õhtul on mul Laura proov alles kell 21:30, siis ma lõpetan mingi, ma ei tea, mis kell. Nii et ma ei tea, millal ma neid kommentaare jõuan teha.
ma jõudsin commercial oma ära teha ja nagu nüüd ongi kõik. Ühesõnaga, selline väga haige periood on mul praegu. Ja ma ei tea, kuidas ma pean uneajast hakkama tegema neid asju. Ja mul on tegelikult üks bachelorette party see nädal, mille ma pean ka ette valmistama. See on lihtne ja kõikegi ma pean midagi looma. Aga nagu reaalselt lõpuspurt, nagu kui see ei ole lõpuspurt praegu, siis mina ei tea, mis on. Et nagu see kiirendus läks nagu nitro peale. Ühesõnaga, wish me luck. Tuleb lihtsalt paar unetamat ööd. Aga it's okay. No vaatame, mis see kell praegu on. Näiteks ma jõudsin teha ära commercial kommentaarid, ma jõudsin ära mõelda lõpuni selle homse väiksema grupi osad ja ma alles peale seda homset proovi hakkan mõtlema õhtuse proovi neid eriosasi, sest ma lihtsalt ei jõua. Kell on 1:48. See on isegi vähe. Ma arvan, et homme ma võin arvestada, et ma olen 3 üleval. Tere hommikust, käes on teisipäev. Mul on täna nii ulmeline päev, mul on 2 tundi siis see esimene kultuurikatlaproov, siis ma jään mõtlema õhtuseks seda, siis ma pean samal ajal tegema kontoris seal vahepausil tegema arveid, siis tegema klassipäevikuid, siis mul hakkab see proov õhtul ja siis ma tulen koju, siis ma pean hakkama tegema kommentaare, siis ma pean mõtlema homseks Laura asju, siis ma pean vaatama homseks seda agliköötesse. Ühesõnaga, mul on praegu hästi overwhelmed tunne, siis ma tunnen, et ma samal ajal kustutan mingit tulekahjusid, mis pole üldse minu kustutada, aga see on lihtsalt see, et I care so much. Oi, kuidas ma tahaks neile teemalda rääkida, aga obviously ma ei saa for legal reasons. Ja ma olen nii nagu overwhelmed kõigest, et reaalselt ma olin mingi et ma, nüüd, ma lähen praegu spetsioon varem free flow's, et mul on vaja ühest väga tähtsast teemast rääkida seal. Ja siis ma olin mingi, Joosep, ma lähen ja siis Joosep jooksis, samal ajal veel mingi aevastas ja siis jooksis mulle esikusse, tuli istus, et ma saaksin talle musi teha. Nagu ma ei tea, kuidagi see hetk oli nii ilus, siis ma hakkasin nutma. Ühesõnaga, I'm having overwhelming feelings, Käes on, mis päev on Joosep? Kolmapäev, lotokolmapäev on Joosep kõrrutu mängima. Ma ei vlogin teile õhtul, ma unustasin selle täiesti ära, sest ma olin täiesti kapsas. Ma jõudsin kell 10 õhtul koju, Joosep, jõudsin süüa ja siis ma hakkasin tööd tegema, siis ma tegin ühe tüdruku kommentaarid ära commercialisse, siis ma tegin stripi esimese grupi kommentaarid ära, siis ma mõtlesin sinna Aglikajoti asjale mingid lisaasjad juurde ja siis oligi kell 2 öösel. Jah. Ja siis ma lihtsalt võtsin meegi maha, läksin magama. Ja siis hommikul ärkan üles. Nii, et esimese natuke ikka YouTube'i ka teha, et ma sellega täitsa nagu maha ei jääks praegu. Siis ma ruttu natuke preppisin tänaseks Laura prooviks, aga mul ei ole põhimõtteliselt mitte mingit koreot. Ja ma hakkan seda alles täna looma, sest ma lihtsalt ma jõuan eile öösel seda teha, aga ma ei jõudnud. Nii et ma teen seda täna, mul on aega. Ja siis ma panin kostüüme kokku Aglikajoti jaoks ja siis kell oli juba nii palju, et pidin hakkama meiki tegema. Nii et jah, täna on siis selline päev, et ma lähen ruttu toon ühe paki ära ja siis meil on Aglikajoti proov 2 tundi, siis me valime mingid kostüümi asju välja, siis ma pean hakkama seda Laura Pritsi asja mõtlema, et kavasi. Ja siis mul on selle jaoks aega ütleme 6 tundi, mille siis peab mahtuma ära ka minu kontoritöö. Ja siis meil on kell 21.30 on Laura proov ja ma arvan, et see lõpeb mingi 11 or something like that. Sport. Hea, Marit. Oh my god, nii haige asi juhtus. Ma ei saanud välisuksest sisse ja mul ei ole seda vist mitte kunagi juhtunud. Ma mäletan kunagi, kui ma nagu tulin siia korterisse, siis mu korteriomanik oli mingi, et jaa, see võti jääb ülihaigelt, et nagu peab mingi nurga alt, ma olin mingi okei, ja ma olin nagu arvestanud, et see on nagu probleem ja mul ei ole mitte kunagi sellega probleemi olnud. Ja siis, kui ma olin Lätis laagris, siis mu õde saatis mingi videod, et mingi täitsa pekis, see ei tule lahti, mingi tõdõdõ.
ma olin mingi, et mida väike, et nagu ülikergesti käib lahti. Ja nüüd ma olin seal ukse taga ja täitsa pekkis ei keera. Ja teate, mis oli kõige hullem? Muidugi, sellistel hetkedel on nagu, et tahaks täiega vetsu. Ja lihtsalt ma seal nagu mingi kargan, üritan samal ajal nagu seda lahti muukida ja lihtsalt ei tule. Juba kirjutasin oma naabrile, et mingi omega, kas ta on üleval, sest kell on juba kohe 12 ja ma alles jõudsin koju. Nii et nagu, ühesõnaga, ma sain õnneks. Thank God. Ja teine, mis ma tahtsin öelda, täna ma unustasin seda vlogida. Lihtsalt niisugune huvitav asi, et ma ei tea, kas ma nagu räägin kuidagi vaikselt või ma ei tea. Aga teist korda juba järjest on nii, et ma lähen müüa juurde, ütlen. Üks Bingo ja Viking mõlemad 2 väljaga. Ja eelmine nädal läksin, ütlesin, üks Bingo ja Viking mõlemad 2 väljaga. Siis ta teeb, paneb sisse. Siis ütleb mulle 3.50, ma olen mingi, see küll 2 välja ei ole, ma olen mingi, ei, et 2 väljaga. Siis ta mingi, Siis ma olen mingi, okei, et ju siis alles lisab juurde need. Ja siis ta ei lisanud need juurde, siis tulid 1 väljaga, siis ma olen mingi, okei, suva. Et ta juba lasi välja, et vahet pole. Ja täna uuesti teine müüja. Ma ütlen, üks Bingo, üks Viking, mõlemad 2 väljaga, ütleb, ja ikka laseb mulle 1 väljaga ja ma olen mingi, kas see mõlemad 2 väljaga, kas see jääb kuidagi õhku? Või kas need enam ei väljastata? Või milles see? Ma ei tea. Nüüd 3. kord, kui ma lähen ja antakse mulle, ma ütlen nüüd. Nüüd ma seisan enda eest järgmine kord, ütlen, ei, ma soovisin 2 väljaga. Aga mul sai selles mõttes suurem loomine nüüd tehtud ja suurem pingelangus selles mõttes, et ma ei pea rohkem otseselt väga looma, ma pean nagu mingeid asju sättima paremaks, puhastama, putitama, aga loomisprotsess on suuremas osas tehtud. Ja ma täna ei jõudnudki tööd teha. Põhimõtteliselt olegi nii, et ma mõtlesin seda Laura asja, siis ma filmisin õppevideos homseks ja siis ma natuke rääkisin, natuke magasin ja siis juba oligi õhtune proov. Ja õhtuses proovis me jõudsime peaaegu kõik tehtud, nagu väike osa jäi veel teha. Aga teate, ma usun, et ja ma arvan, et ma rohkem siin õhtu jooksul ei vlogi, ma hakkan kommentaare vorpima. Nii et näeme teiega siis juba paari sekundi pärast, kui ma alustan homme uut päeva. Tere hommikust, käes on neljapäev õues. Peaks olema väga soe. Ma olen valmistunud. Enne 10, kui märkasin, vaatasin, et 21 kraadi oli ja mul olid naabrid õues juba päevitamas. Nii et ma eeldan, et on soe, sest kell on 1 päeval. Näitab 24. Ühesõnaga, tänane plaan. Järjekordselt üks väga pikk päev. Ma lähen kõigepealt, toon selle 1 paki ära. Mul eile juhtus selline huvitav asi, et nagu Balti jaamas on ju 2 Balti jaama Selverit, eks ju. Ja ma läksin niimoodi lupsti sinna Balti jaama Turu Selverisse ja seal näitab, et see on hoopis Balti jaama see ABC Selver, mis on seal teisel pool. Aga mul ei olnud aega sinna minna ja ma lähen hoopis täna sinna, siis mul on üks erakas. Ja siis mul on üks bachelorette party, mis on minu ühe vana sõbranna, kellega ma kasvasin üles, tema pidu. Ja ma olen väga elevil ja väga tänulik, et ma saan osa olla tema sellest pulmamelust selles mõttes, et me ei suhtle, aga kui me näeme, siis me ikka räägime ja ikka nagu äge mõelda, et me kasvasime üles koos ja nüüd ta nagu abiellub. Ühesõnaga, jah. Ja siis mul on õhtul taas kultuurikatleproov ja ma pean selleks jälle preppima. Ehk siis jah, see lõpeb 22.30. Nii et jälle üks pikk päev. Kannan esimest korda seda padeliseelikut lõpuks ometi. Täiega minna. Vaadake seda. Ma sain väikse kingituse ja natukene alkoholi. See bachelorette partilt siin sees on selline pistachio cream dark chocolate šokolaad, väike Dubai šokolaad type beat ja siis selline küünal. Oot, kui äge. Lõhnab väga hästi. Oot, see oli nii äge, nagu reaalselt, eriti veel see, kui sa tead neid inimesi. See on nagu eriti minu arust nagu tore ja ma ei tea, kuidagi see oli nii tore bachelorette party või nagu, ma ei tea, mul oli nii lõbus.
ja ma nägin, et neil oli ka lõbus. Ühesõnaga, proovid on tehtud ja teate, see 4 päeva, mis nüüd siin oli, see oli täiesti hull. See oli nagu insane. Ma ei ole ammu sellist asja kogenud. Aga nüüd ma võin natukene rahulikumalt hingata, sest et suuremad ja raskemad asjad on tehtud ja nüüd on lihtsalt vaja nipet-näpet siit-sealt. Ja ega tänasest rohkem mingeid suuri update ei olegi. Ma jõudsin veel ühe õpilase kommentaarid ära teha. Mul on veel postkastis mingi 5 kirja. Need pean kõik ära tegema. Aga nagu ongi see, et kui ma teen grupis seda, et filmin nagu ühe grupi üles, siis nagu neid on ala mingi 7-10, eks ju, õpilast ühes videos. Ja siis ma nagu teengi nii, et ma võtan mingi ühe osa, vaatan ühe õpilase ära, siis lähen teise juurde. Nagu siis tuleb päris palju kommentaare mulle, et et paranda seda, tee seda, aga kui on üks inimene ja ta filmib ennast, oh my god, kui palju detaile ma näen. Ja siis ma nagu veits lähen nagu overboard sellega, sest ma näen nagu kõike, kuigi tegelikult ei pea üldse nii kaugele minema, aga ma olin mingi, kui ma juba siin olen, siis jah, vot. Ma ikkagi sätin nüüd varakult magama, minu jaoks varakult on tahate teada, millal. Kell on 00:52 ja ma hakkan tegema skincare, eks ma jõuan voodisse mingi 1:10 ja see on minu jaoks vara. Tere hommikust, käes on reede. Ja esimene selline rahulikum päev sellest nädalast. Ma hetkel ootan Kaisat. Kaisa tuleb mulle järgi. Ja siis me vist lähme korra käime Kaisa juurest läbi. Ma näen teid korterit esimest korda. Ja siis me lähme Crème de la Crème'i Marlenile sünnipäevakinki ostma. Ja siis me lähme Marleni sünnipäevale. Marleni sünnipäev oli tegelikult märtsis, aga ta otsustas seda pidada praegu. Nii et me lähme sinna. Ma ei saa seal super kaua olla, maks selline 2 tundi. Ja siis ma pean juba liikuma Free-Flow'sse, sest et mul on show-hip-hopiga lisaproov täna. Ja pärast seda mul oleks eratund ka õhtul. Nii et sellised plaanid. Kas sina vaatad õue? Lõpus tüdruk oled. Gorgeous. Valisime sellise. Reality of it. Ma nägin story'dest, aga nunnupallid. Vaadake, vaikselt hakkab ilmet võtma. Nad kukuvad lahti sealt kogu aeg. Minu kõige kallimad inimesed on olnud koos. 500 peame ära võttima. Võib-olla tead 500. Oota, ma just tean. Issand, ma ei teagi, mis kell on. Ma jäin siia igast asjadele mõtlema. Ma just siin tegelikult mingi 11 äkki koju ka. Ja siis sõin. Otsustasin, et ma ikkagi täna mitte mingit tööd ei tee, korra puhkan. Ja hakkan homme tegema oma õpilaste kommentaare lõpuni. Ma olen homme terve päev vaba, õhtul on suve. Nii et ma kasutan seda aega, et koristada, teha neid asju ja veel mingeid asju. Ühesõnaga, jah. Aga mis ma tahtsin öelda, on see, et kui me Kaisaga tulime autoga, siis me olime Viru ringil ja reaalselt ma nagu lihtsalt räägin Kaisaga ja mingi vaatan õue sinna ristile ja siis ma kogemata vaatasin ühele kutile otsa, mingi noor kutt. Ja siis ta nägi, et ma vaatan ja siis ta hakkas mulle naeratama ja ma ehmatasin ja ma pöörasin kohe ära, ma olin mingi, et ma üldse nagu ei näe seda. Ja siis mu peas käis nagu see, et ma isegi ei anna võimalust. Isegi, obviously sellest ei tuleks mitte midagi, sest nagu ma olin autos ja tema oli nagu õues. Aga ma nägin, et tal nagu nägi mind ja siis tal nagu kuidagi nägu oli siin nendega. Tahtis nagu pikemalt vaadata mulle otsa, aga ma olin kohe mingi. Ja siis ma sain aru, et tegelikult mul on hullult ebamugav. Ma ei oska enam üldse meestega flirtida, nagu ma ei oska nendega rääkida, nothing. Ja see pani mind natukene ikkagi mõtlema selle üle, et jah, ma saan aru, on olnud raskusi minevikus ja nii, aga 4 aastat on siiski möödas. Ma pean olema natukene rohkem avatud, natuke rohkem avatud. Nagu selles mõttes, et jaa, ma olen siin väga palju rääkinud sellest, et I don't need a man to make it happen, eks ju. Aga vahepeal on hetki, kus ma olen mingi, et
Aga you never know. Tavaliselt need hetked tulevad suvel, kus mul on vähem tööd ja siis ma jõuan mõelda nendele asjadele. Ja teada, mis on naljakas? Ma ei ole seda öelnud siin, aga suvel ma hakkan nüüd siis edasi planeerima oma sünnipäeva, seda juubelit. Aga tegelikult algusest saadik, kui ma olen oma sünnipäevale mõelnud, nagu oma 30. juubelile, seal pildil on alati olnud mul kaaslane. Ma ei tea miks, aga iga kord, kui ma sellele peale mõtlen, siis mul on alati see, et ma ei ole seal üksi. Nagu obviously ma ei ole seal üksi, aga ma ei ole seal üksi nagu, et me, myself and I, aga ma olen me +1 mingi mees. Ja nagu ma ei oska seda seletada, aga see ongi nagu see, et aga need ei käi praegu üldse kokku, sest nagu ma ei ole üldse seal maal omadega, kus nagu ma ei tea üldse, miks ma räägin selliseid asju. Never mind. Ühesõnaga, ja ma ei tea, mul veits käis täna veits nagu klikk ära, et mingi, ma ei tea, something weird is going on. Ma ütlen selle lihtsalt siin välja. Kui juhtub, siis juhtub, kui ei juhtu, siis ei juhtu. Aga mul ikka tunne lihtsalt, et võib-olla see suvi miskit mu eraelus toimub. Head. Mitte halba, head. Ma ei oska veel nagu seletada, mis see on. Aga teate, kui sisetunne ütleb? See on minu sisetunne praegu. Aga ma võtan siis meigikese maha. Teen väikse näomaski. Ja siis räägime teiega juba hommikul. Tere hommikust. Tegelikult tere õhtust. Kell on 8, kell 8. Õhtul on nii Joosep. Ja täna laupäev. Ja ma olen terve päeva teinud õpilastele kommentaare, tööd. Ühesõnaga, ei ole chillinud, vaid ma olen teinud ikkagi asju. Ja siis oli ka aeg ennast valmis panna. Ja nüüd ma lähen täna UV show'd tegema. Rooseni torni. Ei saa. Päiksega. Kell on kohe 3 öösel. Ma lõpetasin just vlogi monteerimise. Panin ta nüüd alla laadima. Oh my gosh. Lihtsalt see nädal ei ole mul siiski võimalust monteerida hästi. Seega praegu läks kogu aur tänase õhtu peale, mistõttu ma ka lõpetasin kell 3. Crazy, aga mul on see determination, et ma üritan nii palju, kui ma saan endast teha seda, et iga nädal tuleb miskit. Muidugi nüüd neljapäeval või reedel sai täis nagu nii-öelda 7 päeva eelmisest videost. Aga minu loogika on see, et kui ma laen ta pühapäevale, siis ta on ikkagi nagu, et iga nädal uus video. UV show läks väga hästi. Seal Rooseli tornis on muidugi üübervähe ruumi ja see on hästi nagu väike ruum. Ehk siis see nagu trummid ja see muusika oli nagu ülikõvasti ja mega palav oli. Aga kõik läks hästi. Ma võtan ruttu selle meid maha, lähen magama, sest mul on tegelikult homme väga pikk päev. Ma ei tea, miks ma siin niimoodi raiskan oma uneaega praegu, aga see oli vajalik, nii et lähme magama. Tere hommikust, käes on pühapäev. Ja kas te saate aru, et täna on minu viimased commercial ja strip sellel hooajal? Koos aeg lendas. Minu arust ma alustasin seda vlogi, et mingi, oh my god, minu esimesed trennid sellel hooajal. Ja nüüd täna on viimased. Ja selle puhuks ma lähen hetkel Pihlakasse ja ma tellisin kringlid. Nii et ma lähen toon need ära. Ja siis ma lähengi, teen commerciali, stripi ja siis meil on veel pärast õhtul ka kultuurikatleproov. Et palju asju toimub täna. Let's go! Vaadake, kes meie kossinurgaga liitus. Oi, kui tubli. Kell on 12:30 ja ma alles nüüd lõpetasin oma enda aja nii-öelda täis saamise, selles mõttes, et mul on alati, et täna koju ma söön ja siis ma vastan kõikidele kirjadele. Ma isegi jõud kõikidele vastata, ma jõudsin nagu mingid asjad vaadata üle ja siis kell on juba nii palju. Me lõpetasime 10 ja siis mul veel filmisime seal. Jah, nii ma jõudsin koju mingi 22:30 äkki või? Natuke hiljem. See päev oli nii crazy. Ma korraks arvasin, et äkki ma hakkan nutma. Et nagu, et ikkagi viimased trennid. Aga ma suutsin ennast taas hoida ja
ja kuidagi läks nii, et ma ei nutnud ja siis stripis kuidagi läks kõik nii kiiresti, et ma lihtsalt olin mingi, oh my god, meil on mingi 1 minut aega, võtta ruttu kõnnikrit ja siis näeme järgmine pühapäev. Ühesõnaga, et ei jõudnud mingit speech'i teha ega midagi. Ja siis oli see proov ja oh my god, nagu ongi see, et ma ei ole üldse, kes kunagi pole ma trennis käinud, ühesõnaga. Ma olen pigem alati olnud see õpetaja, kes on mingi, nii, teeme algusest. Ei, oot, vaata, et siin käib hoopis niimoodi, nagu et ma olen selline hästi nagu rahulik õpetaja nii. Ma lähen väga harva närvi, nagu väga harva. Ja kui ma lähen, siis enda jaoks ma lähen nagu täiega, ma olen mingi, nii, see on kole, teeme uuesti, aga siis õpilast ütlevad, et ma üldse ei räägi nii. Aga täna ma tundsin, et nagu kui ma ütlen, et sa tuled proovi nii, et sa tead juba kõike, sul on viimane proov ja sa ikka tuled proovi ja sa ei tea asju, siis ma vihastan. Ma tundsin ennast nii halvasti jällegi, sest ma ei saa aru, ma tunnen ennast alati nii halvasti, kui ma nagu karmim olen trennis, sest nagu ma ei taha mingi trauma saada, aga samas see on distsipliin, ma õpetan neile distsipliini. Kui sulle öeldakse miskit, sa pead selle tegema, kui sa võtad mingi vastutuse. Ja rääkides sellel teemal, ma lihtsalt pean siin kohal rääkima sellest, sest et ma olen päris kindel, et mu vloge vaatavad väga palju tantsijad. Nagu eriti Eestis olles, võib-olla tantsijad eriti nooremad ja üldse ikka vanemad ei mõista seda, kui väike on Eesti tantsu community, kui väike on Eesti meelelahutusmaastik ja iga sinu tegu jätab jälje. Ja sõna levib. Ja ongi nagu see, et kui sa käitud mingil projektil halvasti või näiteks sinuga ei ole olnud meeldiv koostööd teha, siis kuidagi sa neid projekte nii palju enam ei saa. Ja nagu sõna levib ja nagu ongi mingi artist räägib teise artistiga, et jaa, et selle tantsijaga mul ei olnud väga hea koostöö ja siis see teine artist on mingi okei, siis ma vist ka ei vaata teda. Ühesõnaga, mul on tunne, et nagu tantsijad ei saa aru, et me kõik näeme kõike kogu aeg. Ja mind lihtsalt hämmastab see, et sa sign-upid ennast üritusele, esinemisele ja siis mul on praegu nagu mitut varianti. Mul on neid, kes ei tulnud lihtsalt kohale ja neid, kes canceldasid täna, et mingi Maika ei tule esinema. Ja I would never, kui ma olen ennast lubanud kuskil esinemisele, öelnud oma jah-sõna, siis ma ei tea, ainult siis, kui midagi mul juhtuks, ma ütleks nagu, et sorry, ma ei saagi tulla. Aga ülejäänud muud asjad ma olen mingi, ei, ma olen lubanud. Ja eriti mind hämmastavad need inimesed, kes lihtsalt ei ilmu kohale. Saad aru, sa oled projektilast kirja pannud ja see ei ilmu mitte ühtegi proovi. Ja siis ma mõtlengi, et kas sa tõesti arvad, et ma ei näe neid asju? Kas sa tõesti arvad, et kui ma tuleb kunagi mingi teine projekt, et ma tahan sind kaasata? Sest nagu ma mäletan kõike, mida keegi teeb, nagu kõike. Kui sa käitud projektil hästi, mulle jääb see meelde, ma olen mingi, ma tahaks talle kohe teisi pakkumisi pakkuda. Sest näiteks, mul on selle praeguse projektiga, nagu praeguste 2 projektiga, mis mul siin tuleb 13. Ma olen näinud inimesi, kellel on nii hea attitude ja nii hästi kuidagi saavad aru, mida tegema peab ja on täiega nagu in it to win it. Ja reaalselt ma näen, et ma olen mingi, ma tahan sulle veel pakkuda, ma tahan sulle pakkuda rahalisi koostöid, ma tahan sulle pakkuda suuremaid esinemisi, ma tahan sulle kõike seda pakkuda, sest sa annad mulle vastu. Sa näitad huvi üles. Ja siis on need inimesed, kes vaata, kuidas ma ütlen niimoodi, et ma ei ütle, et see projekt on väike, ta on tegelikult päris suur esinemine, aga võib-olla mõne jaoks see on väike, et see, kuidas sa kohtled oma väikest nii-öelda esinemist, näitab juba ära seda, miks sa ei vääri suurt esinemist. Sest nagu ma tunnen, et eriti siis, kui sa oled näiteks algfaasis oma tantsukarjääril, siis ei ole sellist asja, et nagu mingi, oh my god, see esinemine on liiga mu jaoks ja niimoodi. Sa haarad võimalustest kinni. You never know, kuhu nad sind viivad. Kas ma olen teinud projekte, mis mulle nagu võib-olla ei ole kohe meeldinud, aga ma tundsin, et see võib mind edasi viia kuskile? Kindlasti. Kas nad on mind edasi viinud? Kindlasti. Selle jaoks ma pidin tegema natuke väiksemaid esinemisi, mis võib-olla ei olnud kohe see wow, aga samas ma õppisin töödistsipliini. Ma õppisin seda, et kuidas üldse projektidel olla, käituda, rääkida, suhelda,
kuidas on tööeetika, nagu sa õpid nii palju asju. Ja lihtsalt jah, see on niisugune väga huvitav mõtted ära, et ma ei saa nendest tantsijatest aru. Ja siis need samad tantsijad tahavad mingeid suuri esinemisi suurte tasude eest ja ma olen mingi, ma ei tea, et tegelikult on aeg magama minna. Järgmine nädal. Oh my god, oot. Jah, ongi täpselt nädala pärast on mul kõik tehtud. Järgmine nädal on mul täiesti hullumeelne nädal. Mul on Coyote Ugly pidu. Mul on see Kultuurikatla boksishow, avashow. Mul on Empire esinemine. Mul on Laura Pritsiga show. Mul on Free Flop kevadkontsert. Ma lähen Aridaga shoppama ja välja. Mul on mingi miljon proovi. Mis mul veel on? Mul on iluprotseduurid. Ühesõnaga palju töö ümber nädal. Aga ma siinkohal tõmban selle vlogi kokku. Ma loodan, et sulle meeldis. Ja egas midagi. Näeme juba järgmises videos. Bye!